Mina olen Tristan Tormroosi, õpin G2 klassis ja vabal ajal mulle meeldib tegeleda spordiga, perega aega veeta, lugeda raamatuid ja üldse lihtsalt elu nautida. Mina olen Martin Niilas, ma olen G1-6 õpilane, olen õpilasesinduse liige ja nüüd siis õpilasesinduse presidendi kandidaat. Mulle väga meeldivad väljakutsed ja ma mõtlesin, et õpilasesinduse presidendi amet on selline, kuidas ma ütlen, väljakutsuv ja ma mõtlesin, et oleks tore ennast proovile panna ja kindlasti olla ka nagu aktiivne, sest mulle läheb korda see, kui ma olen ühiskondlikult aktiivne ja see täidab mu hinge. Mu esimese aasta jooksul siin õpilasesinduses olen näinud, kuidas õpilasesindus on tõeline mõju ja tõeliselt väga suur roll kooli kujunemises ja õpilaste enda sõnade ja arvamuste edasikajastamises ja kuidas juhil on just ka väga suur roll selles iseendas ja ma arvan, et see annab väga palju võimalusi ja ka vastutust, mis on, ma arvan, väga huvitav ja arengu. Mul on kõige olulisem see, et see, mis siin õpilasesinduse ruumis toimub, et kõik algaks siit, et meeskond peab tundma end mugavalt, hästi ja toetatuna, et ma arvan, et heast meeskonnast hakkab ka õpilasesindus efektiivselt toimima ja ma usun, et kui ma osutuksin valituks, siis ma hoolitsen eelkõige siin peresiseselt ja siis teeme ägedaid üritusi selle takka. No kindlasti tahaksin hoida joont, kuna ma järgneksin siis väga esinduslikule ja väga heale presidendile, kes meil praegu on, Maribelile, aga tahaksin kindlamini ka võtta tagasi rohkem üritusi, mis meilt see aasta anti ära UPT raames, kuna kahjuks öeldes ei läinud neil just kõige paremini ja sellised tähtsamad tähtpäevad peaksid olema suurema grupi, kellel on rohkem aega, ressurssi ja ka kogemust. Et kahjuks sellised 2- ja 3-liikmelised UPT tegijad ei saa mõndade üritustega hakkama. Nii et ma tahaksin mõned üritused tagasi võtta ja ka arendada suhtlust ja silda meie juhtkonna ja just õpilaste vahel, et oleks rohkem ühist arusaamu, miks otsused toimuvad ja kuidas need otsused siis toimuvad. Ma arvan, et kindlasti esindada õpilaste huvesid. Hästi oluline on see, et kellegi hääl ei jääks kuhugi tahaplaanile ja kindlasti peab olema seda fun'i ja seda lõbu ka, et me ei saa siin nokkida ja noomida alati riiete kallal, küll aga kuna me oleme õpilasesindusest, siis meie eesmärk on nagu anda õpilastele edasi seda esinduslikkust, seda eeskuju, mida hiljemas elus võib nagu vaja minna. Õpilasesindusel on välja kujunenud justkui 2 pead, et meil on üks siis nimest välja loetav, et me esindame õpilasi, kui ka me esindame just õpilastele õpetajaid ja juhtkonda. Et selle suhete nagu loomine ja hoidmine on väga suureks osaks meie tööst, aga on ka meil suur osa esinduse ürituste korraldamine, mis on siis, mis meil oli kultuurinädal, mängude nädal, nüüd tulev suur vabalava, et ka see on väga suur osa meie tööst. Kui saaksid luua meeskonna, siis mis oleks sinu esimene prioriteet selle loomisel?
Minu prioriteet oleks mitmekesisus. Kui sul on väga palju nii-öelda ühiseid inimesi, siis võib juhtuda, et mõned osad jäävadki katmata meeskonnas. Aga samas ka, kui sul on liiga mitmekesine, siis ei saa täkkida ühte probleemi. Nii et ma arvan, sellised töögruppides või siis 1-2 sellist ühist inimest, kes saaksid nagu igale probleemile 2 peaga lahendada, et keegi ei tunneks, et neil on oma töö raames ainult üksi. Mina ise meeskonna loomisel tahaksin inimestega rääkida üks ühele võib-olla, et näha, mis nende eesmärgid on, mis nende nagu motivatsiooni tase on ja mis nagu on nende unistused. Et mõnel võivad olla sellised absurdsemad unistused, mõnel mitte, aga kui tal on see teotahe, siis kindlasti see tuleb suureks kasuks ja esimene prioriteet võib-olla olekski valida need või proovida valida õiged inimesed. Kuidas plaanid arendada sidet õpilaste ja juhtkonna vahel läbi ÕE? Minu idee on kindlasti jätkata tihedamate nende avatud koosoleku formaatidega nii-öelda. Et tunnen, et need on nagu toiminud, tihtipeale on ka erinevad õpilased, et ei ole samast mentorgrupist üks ja sama, vahepeal need korduvad. Vahepeal on samad näod, aga muidu mulle väga meeldiks see, et võib-olla ka õpilased omalt poolt oleksid nagu julgemad, et tõesti mingi õpetajaga on probleem või vaja kas või nagu ventileerida, tule koputa siia õpilasesinduse uksele ja räägime ära, sest siis saame ka meie nagu vahetu ja värske selle kogemuse, mis olgu see negatiivne või positiivne. Ja siis ma arvan, et seeläbi ka õpilased omavahel on siis, ja õpilased ja juhtkond on siis omavahel niimoodi paremini kuidagi kursis kõigega, mis toimub. Ja kui ma peaksin ise sellele küsimusele vastama, siis ma korraldaksin, see aasta meil oli erakorraliselt 2 avatud koosoleku, mis oli siis õpilaste poolt võimalus rääkida oma arvamust ja avaldada seda, aga minu arust neid peaks olema 3. 1 kooliaasta alguses, mis on siis ootuste kinnipanemine, teine siis kooliaasta keskel ennem jõuluvaheaega või siis pärast, kus saab rääkida siis kestvast, et mis on sellel ajal juhtunud ja siis lõpus selline kokkuvõttev. Aga ka tahaksin kajastada rohkem küsimustikkudes ja pollides ja nende avatud koosolekute lähipäevadel võiksid olla kohtumised juhtkonnaga, et siis saaks läbi rääkida need info ja andmed, mis tulid avatud koosolekutest läbi. Et siis saaks kõik olla rohkem ühel lainel, kõik saaksid üksteisest paremini aru. Mul on peas üks tuntud, nüüdseks lahkunud, aga ühe tuntud Soome suusahüppaja quote, et eläme on life'i. Ja ma arvan, et see on hästi lahe sellepärast, et me oleme siin, teeme kõiki asju nagu korralikult, ennast arendame ja kool ongi võib-olla selline tähtis koht, aga kui ma vaatan praegu nagu päikesepaistelisel ilmal välja, siis mõtlen, et nagu kui on võimalik, siis minge ja nautige seda elu, et elu ongi selline, elu on elamiseks. Ja ma tahaksin kogule kooliperele panna nagu hingele, et kindlasti õppige, teil on vaja neid teadmisi, sest sinu teadmisi ei võta keegi ära sult. Aga sul on see, et sul on terve nagu elu ees, terve maailm on avastada, mine võta aeg ja avasta seda. Et õppige, aga avastage võib-olla rohkem isegi. VGM on tegelikult väga äge koht, aga me peame selle ise endale ägedaks tegema.